inimest kui potentsiaali, kellel on orientatsioonid ja kvalifikatsioon ja motivatsioon, eruditsioon, afiliatsioon, intuitsioon, hea tervis ja stiil, mis on kaasaegne ja mõistlik ja igatpidi. Ja niisiis potentsiaal. Aga nüüd kuhu see on suunatud, millele on suunatud, kuidas mul ta saavutaks tulemusi, võt see on nüüd tänase arutluse objektiks meil. Niisiis, objekt on see, millele keskendub subjekti aktiivne tähelepanu. Mis see kas subjekt on üksik indiviid või on inimeste mingi kogum, see on juba teine küsimus. Võib-olla nii, võib-olla naa. Aga tähtis on, et me nüüd helistaksime neid objekte ja tabaksime ära, et nendel kõigil on väga olulised erinevused. Esimene küsimus. Mis võiks olla mõõtmise objekt? Mida saab mõõta? Ma olen mõnikord küsinud üliõpilaste käest ka, et no öelge, kas selle auditooriumi põranda pindala saaks mõõta? Noh, nad vastavad kooris. Muidugi saab, miks ei saa? No, samamoodi võib ju küsida ka, kas näiteks mingisuguse paberilehe pindala saab mõõta. Nad vastavad kooris jällegi, miks ei saa? Auto kiirust jälle saab. Ei saa. Ei saa. Tegelikult paberilehe puhul ja auditooriumi põranda pindala puhul mõõdetakse pikkust ja laiust. Ja pindala tuletatakse korrutustehte abil. Muidugi keegi võiks hakata rääkima, et noh, et ikka saab ja saab, eks ole, no prooviga kui ta. Ja ka auto puhul ikkagi on seade, mis võimaldab siduda mingi ajaühikus läbitud tee pikkuse. Ja seda nimetatakse kiiruseks. Aga nüüd, et nii on see asi, et igasuguse raskuse mõõtmiseks on inimesed mõtlenud välja ühe instrumendi, mida kutsutakse kaaluks. Noh, on ka võib-olla teisi nimetusi, aga tavainimese jaoks on see kaal, millega raskust määratakse. Ja selleks, et nüüd seda instrumenti kasutada, peab teadma, missugused reeglid kehtivad selle kohta. Igasugustel kaaludel on mingid reeglid nende kasutamiseks. Tavaliselt turu peal porgandudele ostma seal, siis peame teadma, et see turukaal peab olema rõhtasendis ja siis ta ei tohi parasti selle porgandikoti vastu käia kuskilt. Ja ta peab olema ennem tasakaalustatud ja nõnda edasi. Mingid reeglid. Igasuguste protseduuride puhul instrument ja siis selle kasutamise reeglid, aga nüüd ka etalonid, muidu ei saa mõõta. Peab olema võimalus fikseerida mõõtmistulemus. No ja siis peab veel olema see, mille raskust me mõõdame. Pikkuse puhul on teised instrumendid ja reeglid ja igaüks teab, rätsep peab mõõtma seal mitte 7-9 korda, enne kui ta võib käärid kanga sisse lasta. Mitte ainult sellepärast, et ei tea täpselt, kuhu talja teha, vaid sellepärast, et mõõtmistulemused on iga kord valed. Ja ehitusel on ka üsna sageli mehed üsna valimatu sõnavaraga ja seetõttu, et nii kui kuskilt saetakse, nii selgub, et jälle natuke valesti. Ja siis pahandatakse enda ja kõigi teiste peale. Aga niisiis ehitamine näiteks on üks suur mõõtmine ja nii edasi. Mõõtmine ei ole kerge. Mõõtmise vigu on kõik kohad täis. Aga mis viga mõõta on üks pikkust ja raskust ja need on suhteliselt lihtsad mõõtmised. Aga kuidas mõõta seal arengut? Kuidas mõõta mingi firma edukust? Kuidas mõõta institutsioonide toimetuleku astet? Kuidas territoriaalsete üksuste sobivust mõõta? See tähendab, et me peame leidma kõigepealt need karakteristikud, mis üldse iseloomustavad seda, mis meid huvitab. Ja seejärel vaatama, kuidas moodi need üksik tunnused
siduda mingiteks indeksiteks ja kuidas indeksid omakorda faktiks ülendada ja siis saame mingi teadmiseks. Nii et siis mõõtmine on raske asi. Ja kui me tahame tõesti korrektseid teadmisi, siis ja igas hinnanguid anda ja nii edasi, siis me peame õppima korralikult mõõtma. Ja sageli pole instrumenti kuskilt võtta. Järelikult tuleb luua, tuleb ise valmistada. Kus sa võtad, pole keegi aktiivsust mõtte, kuidas sa saad? Kus sa võtad selle instrumendi? See tuleb valmistada. Selle ala asjatundjate osavõtul. Päris nii ka ei saa, et tekkis mõte ja ma teen. Siin on ikka üsna palju tarkust eelnevalt kogutud aastasadadega, kümnetega. Ja seda peab teadma. Vast järelikult peab eelnevalt siis ka vastava õppe läbi tegema. Siis tuleb konstrueerida see instrument, luua reeglid ja etalonid ja siis saab asuda mõõtma. Niisiis mõõtmise objektiks on karakteristikud. Mitte midagi muud mõõta ei saa. Ja mõõtmiste kaudu sealt siis tuletame järeldused. Nüüd andmed muutuvad infoks interpretatsiooniprotsessis. Koguda saame andmeid, need andmed kujunevad informatsiooniks inimesele, nendel tekib tähendus, kui me neid interpreteerime mingi teooria raames. Kui seda teooriat ei ole, siis andmed ei räägi üldse mitte midagi. Need võib olla virnade viisi ja targemaks ei teinud sindi eest. Koormaks kõigile kaelas. Andmeid kogutakse sageli nii, et kõik kohad on neid täis ja keegi päris täpselt ei tea, mis nendega peale hakata. See on üks kaasaja õnnetusi. Olgem tähelepanelik. Pole mõtet raisata enda ja teiste aega ja raha ja kõike muud. Nüüd edasi. Juhtimise objekt. Mis see on? Juhtimida saab üksnes protsessi, liikumist. Nii mõnigi kord räägitakse siin vabriku juhtimisest. Vabrikut juhtida ei saa, riiki juhtida ei saa. Juhtida saab protsessi vabrikus, riigis, ehkki väga vähe saab siin juhtida. Saab luua eeldusi protsesside kulgemiseks teatud viisil. Õiguslikke aluseid sättides, majanduslikke regulatsioonimehhanisme sättides ringi väheke ja vaatame, et kuidas milline nende toime on ja läheb seal mitu aastat ja et õiguslikud, majanduslikud, organisatsioonilised, administratiivsed, tehnilised, energeetilised ja muud abinõud võivad protsesse suunata natuke teistmoodi võrreldes sellega, mis varem oli. Niisiis aga juhtimise objektiks on protsessid ja kodune ülesanne jääb kõigile. Vaadake järele, kas te olete midagi juhtinud? Mida? Kas te praegu juhite midagi? Vaadake, kas te juhite. Ja ühtlasi vaadake järele ka, mida oleks tarvis juhtida, aga ei ole veel juhtinud. Vaadake, mida saaks juhtida ja peaks juhtida. Ja koos kellega ja mismoodi. Järgmises arutluses me vaatame juhtimise eeldusi. Üldse igasuguse eesmärgistatud tegevuse eeldusi. Aga praegu vaatame need objektid ükshaaval üle veel. Nüüd järgmine, mida ma tahaksin paluda on, millele ma palun tähelepanu on valitsemine. Valitsemise objektiks on inimene. Kõigepealt enesevalitsemine. Mõni kaotab enesevalitsemise ja hakkab teiste peale kisama, muutub naeruväärseks. Enamasti siis juba häbiväärseks. Valitsemise objektiks on inimene kõigepealt ise enda suhtes ja edasi juba teised inimesed. Eesmärgiks on kord. Korra austus on distsipliin. Ja vajalik oleks kord. Kui korda ei ole, siis on korra lagedus. No siis juhtida ka, siis mitte midagi, siis mõõdad. Siis saagi. Ühesõnaga korra lageduse tingimustes inimesed ei saa normaalselt elada. Seetõttu on vaja holkanda selle eest, et oleks kord.
ja kord saavutatakse valitsemise teel. Seatakse reeglid ja juba väiksel lapsel, pisikesel, aasta, poolteist, peab saama selgeks kaks asja. Kaks asja. Esimene peab ja teine ei tohi. Ja juhul, kui inimene teab seda, mida peab ja mida ei tohi, siis ta saab olla vaba. Siis kõik muu on ju siis järele lubatud. Aga kui ei ole teada, mis on keelatud ja mida peab, siis mine sa tea, võib-olla on kõik keelatud. Siis võib iga kell ütelda, mis sa seal teed, kes sul seda lubas teha, mis sa seal jooksed, mis sa seal seisad, mis sa seal istud, kes sul lubas võtta, pane kohe tagasi. Noh, aga kes see keelas? Ei ole keelanud ka. Kas peab? Ei pea. Ja inimene on tegelikult vang siis, kui ta ei ole täpselt fikseeritud, mida peab ja mida ei tohi. Aga kui see on fikseeritud ja kõik teised on üksmeelsed selles ja mitte, et improviseerivad kogu aeg, vaid see on kokku lepitud ja teada ja kõik, näiteks väikse lapse suhtes, nii isa, ema kui vanaemad ja vanaisad ja kõik teised on väga täpselt selles kinni, siis on lapsel hea elada, siis ta on vaba inimene. See on omamoodi just tundub nagu oleks paradoks, et ohoh, aga nii see ongi. Ja nii on elus üldse, igal pool. Kord on vabaduse üks eeldus. Ja nüüd võtame järgmise. Haldamine. Haldamise objektiks on igasugused materiaalsed väärtused. Hooned, seadmed, mets ja meri, eks ole, rajatised, igasugused, kõik, mida inimesed on valmistanud ja ka loodust tuleb hallata, tuleb igasuguseid objekte hallata. Haldamine seisneb selles, et neid hoida korras. Haldamine loob eelduse hooldamiseks ja tänu hooldamisel nad püsivad korras. Vastasel juhul lagunevad ära. Haldusproblemaatika ei ole sugugi lihtne, aga see ei ole juhtimine. Juhtimise objektiks on protsessid, protsesside kaudu saame resultaate, produkti, eks ole, millel on tarbimisväärtus ja mida võib müüa ja nii edasi. Aga haldamine on üks keskkonna säilitamise, hoidmise eeldus. Haldamine on väga raske asi. Peab olema tagatud. Professionaalselt see juures ja kõik juba. Et oleks mõtet hooldada. Nüüd järgmine objekt. Selleks on valdamine. Valdamise objektiks on mittereaalsed väärtused. Vallata on vaja keeli, vallata on vaja igasugust väärtusstruktuure, vallata on vaja initsiatiivi, suhteid, inimsuhteid. Ja mida kõike peab valdama. No, mõni ütles, et ma õppisin ju küll. Mis siis? Vaja on vallata. Vaja on teada, osata ja aru saada. Ja tõesti, küllalt laduselt ja kiiresti ja täpselt. Praegu ma juhin tähelepanu ühele küllaltki süngele asjaolule meie ühiskonnas. Lapsed vahivad väga sageli palju tunde päevas televiisorit, 5-6 tundi rohkem. Ja suu lahti sama seal lossutavad, eks ole, televiisori ees. Tuleb, mis tuleb, nii tuleb. Ja see on mugav olek. See ühesilmne kõik loob, rikub ära kõik. Ei saa enam külla minna, ei saa sporti teha, ei saa mitte midagi teha, sest nad liialdavad. Ma ei ütle, et televiisor põhimõtteliselt on halb, aga kui see rikub ära inimeste kogu elu, selle asemel, et elada, nad vahivad, teised elavad, eks ole, ise ei ela üldse. See pole aega. Ei saa kuskile minna, sest et mine sa tea, mis reaalselt tuleb. Ja siis on see asi, et lugemiseks ju ei jää üldse aega. Raamatu lugemiseks, aga selleks, et inimene loeb raamatut, teksti, siis ta peab, selleks, et aru saada, tal peab tekkima seosed, ta peab iga sõna tähendust käsitlema, ta peab, siis peab pea jagama. Siis ei ole niimoodi, et vahin, mis nad seal räägivad. Siis peab ja teevad. Siis peab, selleks, et lugeda, siis peab olema tark. Lugemine on mõtlemine, aga kui pole aega lugemiseks, siis ei ole aega mõtlemiseks ka ju. Täitsa lõpp.
Ja kui on vaja siis teha mingisugused matemaatika ülesanded, no siis ei saagi neid teha, sest nad ei saa ju aru üldse, mis seal kirjutatud on. Pole harjunud lugema. Noh, ja mis siis saab? See on tõeline katastroof, kui see jätkub. Ja seetõttu, mis ma siin praegu öelda saan, tuleb lugeda. Televiisor kinni panna. Ainult seda vaadata, mis tõesti pakub huvi ja mitte kõiki nii palju, kui saab. Siis sa hävitad iseenda ja hävitad teised ka enda ümbert. Ja see on üks väga tõsine küsimus. Aga nüüd et televiisor ka ja kõik teised kaasatehnilised vahendid, arvuti seal hulgas ja et nad muutuksid ikka niisuguseks arenguteguriks, mitte hävitusteguriks. Ja kõigepealt peab vaatama iseennast ja seejärel teisi ja ühiskonda tervikuna ja organisatsioone, institutsioone. Nii, nüüd järgmine objekt ja selleks on sidustamine, mis võiks olla sidustamise objektiks. Ja selleks on siis süsteemid. Efektiivseks saavad osutuda ainult süsteemid. Mittesüsteemne tegevus on ebaefektiivne, mõttetus. Ja võtame kas või seesama haigla või raviasutus. Seal on suur hulk asjatundjaid, kes peavad olema. Keegi peab asjatundlikult tegema analüüsi, keegi peab asjatundlikult anamneesi, keegi peab seal teostama protseduure ja nii edasi, nii edasi. Seal on suure hulga spetsialistide kooskõlastatud süsteemiks mõeldud tegevus. Ja sel juhul see saab olla efektiivne. Ja Eesti talupojal on 2 tähtsat reeglit olnud süsteemse mõtlemise kohta. Ja minu meelest tasub neid ikka ka meelde tuletada. Meremeestel rohkem oli see, et iga ankrukõtt peab nii kõvasti, nagu on kõige nõrgem lüli. Kõige üks lüli on seal väga kehv, pole tähtis, kui tugevad on need teised lülid. Kui ankur ei pea, kett katkeb. Pole kellegi kett. Ja kõik lülid peavad olema korras. Ja võt see kõik on sellele 2 kriipsu alla. Kui ei ole kõik, siis ei kõlba üldse. Ja teine reegel, mis on rohkem põllumehe reegel, see on see tünnilaua seadus. Ikka tünn peab vett nii palju, nagu on kõige madalam laud. Tähtsus siin on, mõned lauad on seal 2 meetrit. Mis siis, eks ole, kui üks laud on 30 sentimeetrit, siis vett ikka tünn rohkem ei pea kui 30 sentimeetrit. Järelikult ei ole mõtet tegeleda nende teiste pikkade laudadega, kui üks on seal väga madal. See tünnilaua seadus. Ja põld ka ikka ja saak ei anna, kui see mõnda olulist komponenti, sest on väga vähe. Lämmastikku või mõndab teistesse. Ja nii edasi. Nüüd tähendab süsteemse mõtlemise saavutamiseks ei saa keegi liiga palju pingutada. See on absoluutselt vajalik. Mittesüsteemsed analüüsid, mittesüsteemsed otsused ja mittesüsteemne käsitlus ja üldse mittesüsteemne tegevus on petmine. See on üks pettuse vorme. See on sulitemp. See on raiskamine. See on aja, energia, igasuguste ressursside, mitte ainult ajaliste ja rahaliste ressursside, vaid ka kõigi teiste ressursside raiskamise organiseeritud vorm. See on inimeste, iseenda ja teiste petmise vorm. Mittesüsteemne tegevus on vastik. See on hirmus. Mistõttu oleks vaja ilusti mõelda igas asjad süsteemiks. Protsessid korralikult süsteemiks ja nende tegurid süsteemiks ja seisund süsteemiks ja iseennast ja süsteemid. Inimese organism on süsteem, mis funktsioneerib, muutub ja areneb oma seaduspärasuste kohaselt ja nende siseste ja väliste tegurite toimel. Inimese tahe seal hulgas ja huvi ja kõik muud tegurid.
toimivad kaasa. Aga vaatame nüüd korraks, kuidas moodi me inimese kui süsteemi siis peaksime liigendama. Inimesel on osad, pea, käsi, jalg, sõrm, juuksed, küüned. Tähendab, mingi hulk osi on võimalik inimeselt nii eraldada, et ei saa arugi sellest. Mingi osa võib eraldada, aga inimese kvaliteet sellega seoses oluliselt väheneb. Ja on küllalt palju selliseid osi, mida eraldada ei tohi. See lakkab olemast. Pea näiteks. Ka osa ju. Aga kohatud meile. Nüüd edasi on alasüsteemid. Igas süsteemis enamasti on alasüsteemid. Need on need tervikud, mis omaette toimivad, kuid ainult süsteemi sees. Omaette eraldi ei toimi. No need on näiteks vereringe, seedetrakt, närvisüsteem, lümfisüsteem ja nõnda edasi. Ja veel on nüüd elemendid. Element on süsteemi kõige väiksem üksus, mis kannab endas infot kogu süsteemi kohta ja selleks on näiteks rakk. Kloonimine on võimalik tänu sellele asjaolule. Rakk kannab endas infot kogu süsteemi kohta. Ja ühiskonnas on selleks elemendiks isiksus. Ja isiksus kannab endas infot kogu ühiskonna kohta. Iga üksik inimene võib anda küllalt alust selleks, et kirjeldada seda ühiskonda, millest ta on siin kasvanud, millest ta elab ja millest ta tegutseb ja millest ta püüab olla tähelepanuväärne ja väärikas. Niisiis mõõtmine ja objektiks on siis karakteristikud. Nüüd juhtimine objektiks protsessid, valitsemine objektiks inimene. Ma panin mitmuses inimesed, kõik, ise ja teised. Haldamine, objektiks materiaalsed väärtused. Või ma üritan igaks paljudele on keelepärasem, suupärasem ainelised väärtused. Ja valdamine objektiks on mittemateriaalsed väärtused. Ja sidustamine objektiks on süsteemid. No pangem tähele nüüd ka, et mõõtmise puhul peab olema ju see, kes mõõdab, see subjekt alati, kes juhib, kes valitseb, kes haldab, kes valdab, kes, kõigepealt on kes. Ja selleks, see kes on subjekt, aktiivne alge. Muidugi inimene võib olla ka manipuleerimise objekt, kes teeb seda, mida kästud, nii nagu kästud, siis kui kästud, seal kus kästud, sellest, mis kästud ja need edasi. Aga sel juhul, ta ei vastuta selle eest, mis selle tuleb. Ja selle vastutusmehhanismi, seda me käsitleme omaette eraldi veel. Aga nüüd juhtimise kõrval on ju
näiteks täitmine. Ja iga inimene on samal ajal juht ja täitja. Ja sageli on täitmine palju tähtsam. Ja näiteks kui rääkida karjäärist, mis ei ole ka vähetähtis küsimus, siis inimene liigub ametiredelis mitte juhina, vaid eeskätt täitjana. Kui ta on väga silmapaistavalt täpne täitja, kui ta on väga hoolas, väga järjekindel, väga töökas, väga loob kõigile eeldusi täitmiseks ja täitmise kaudu selgus, et ta on väga silmapaistev, ta tuleb edutada kindlasti. Nii et juhtimine ja täitmine, valitsemine ja allumine, pole mõtet valitseda, kui keegi ei allu. Ja kõigepealt pead iseennast valitsema, ise ennast distsiplineerima. Ja seejärel tekib õigus olla mingiteks ambitsioonideks teiste suhtes. Haldamise eelduseks on hooldamine. Ja kui hooldamist ei ole, mis sa haldad. Aga kui haldamist ei ole, siis ei saagi hooldada. Ja valdamise eelduseks on kasutamine. Nende mittemateriaalsete väärtustega pole mitte midagi peale, aga need ei olegi väärtused, kui sa ei saa neid kasutada. Ja siin on koostöö. Koostöö, millest me rääkisime küllalt pikalt. Aitäh. Vaadake nüüd järele, millele teie enda tähelepanu keskendub. Millised on need objektid, millest te tunnete ennast rahuldavalt hästi, millega saate hakkama, ja millised on need objektid, mis käivad üle jõu, mis tunduvad olevat liiga rasked. No siis tuleb mitte nuriseda ja viriseda, siis tuleb ära õppida. Siis tuleb need objektid endale selgeks teha. Ja kordan, mõõtmisega on kõigil raskusi. Sest sageli tuleb mõõta seda, mida mitte keegi pole veel varem mõõtnud. Järelikult tuleb luua see instrument, millega mõõta ja protseduur, kuidas mõõta ja etalonid, millega fikseerida ja siis saame teadmise, saame tagasisidestada oma tegevuse, teiste tegevust ja kogu organisatsiooni tegevust. No muidu ei saagi tagasisidestada. Aga kui on tagasisidestamata, siis järelikult on ikka juhtimatu ja siis pole mitte midagi. Siis ei saa eesmärke seada, siis ei saa vahendeid valida, siis ei saa printsiipi kehtestada. Aga seda kõike me käsitleme järgmises arutluses.